äpardus. Oli lumine detsembriõhtu, kui jõuluvana istus oma töökojas ja lõpetas viimaste kingipakkide seadmist. Äkki helises telefon. Jõuluvana on parim, tuu-tuu-tuu, jõuluvana on parim, tuu-tuu-tuu. Päkapikud kukkusid naerma, aga jõuluvana tõstis toru. Ohohohoo, jõuluvana kuuldel. Teiselt poolt kostis Kristjani paaniline hääl. Jõuluvana, me oleme hädas. Keegi on varastanud ühe kingikoti. Mis mõttes varastas? Küsis jõuluvana püsti hüpates. See ei ole normaalne. Kus see juhtus? Keldris, kui päkapikud kotte kelgule laadisid, vastas Kristjan. Nägin ainult varje, aga varas oli kiire. Jõuluvana vaatas töökoja üle. Päkapikud seisid üksteise kõrval rivis, igaüks murest kahvatu. Kas keegi märkas midagi, küsis ta. Üks kahtlane lumesaan sõitis keldri juurest minema, ütles päkapikk kokapoiss. See suundus metsa poole. Jõuluvana haaras kiiruga oma punase mantli. Kristjan, kutsu kõik põhjapõdrad, me läheme sellele vargale järele. Paar minutit hiljem tõusid nad juba kelguga õhku, jõulutuled säramas. Lumesaanist jäetud jäljed viisid metsa. Seal leidsid nad väikese onni, mille ukse taha oli jäetud kingikott. Jõuluvana astus ukse juurde ja avas selle hiirvaikselt. Toas istus väike poiss, kes nuttis. Ma ei tahtnud varastada, ütles ta, kui jõuluvana sisenes. Ma lihtsalt tahtsin kingitust oma väikesele õele. Jõuluvana sulas hetkega. Ta aitas poisi püsti ja pani käe ta õlale. Jõulud pole varastamiseks, aga ma saan sind aidata. See kingikott on terve küla jaoks, aga mina toon sulle ja su õele midagi erilist. Poisi silmad läksid suureks. Tõesti, ütles ta. Tõesti, naeratas jõuluvana. Ta andis pojale sooja teki ja lubas, et hommikul ootavad teda ja tema pere kõik vajalikud kingitused. Töökojas kõlises jälle jõuluvana telefon. Jõuluvana on parim, tuu-tuu-tuu. Päkapikud itsitasid. No nüüd saab selle panna sinu headele tegudele, ütles Kristjan. Ja nii jõudis jõuluime igasse kodusse, sest jõuluvana ongi tõesti maailma kõige parem ja jääbki selleks.